tuul, jaa muidugi tuul, tuulega tuleb laine. Siin on prognoos esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, nii. Siin on tuule tugevus, siin on tuule suund, 10, hommikul 10. NE, Northeast, 41 kraadi, tuul, no selge. Vindkuru jaam, Vääna-Jõesuus, näitab praegu 22 kraadi, tuule suund, mis need kraadid on? Kisse meri, siin on üks kaardirakendus navigeerimiseks. Aga me vaatame korra kraade, nii. Lohusalu vist on päris hea suund ja Lohusalu paneme siia mõõdulindi, siin on rand. Mis see oli, 22 kraadi, jah, 22 põhjakas, otse peaaegu, jah. Lohusalus saab sõita kirde tuulega 40-50 kraadi. Aga Vääna-Jõesuu on palju parem koht, vaatame korra siia. No 49-ga, 50-ga, 20-ga ei tule siin välja midagi. Aga 240. No päris hästi vabalt tuleb. 240 tuleb mööda panga äärt, 230. Pikemalt 240. Lääne tuul on 270. No täiesti vabalt tuleb sisse. Aga kui siit altpoolt tuleb, siis on juba üle panga, jah. Siis ei ole midagi teha. Zoomime siit välja. Pakri. No Pakri on siin ka. No veel 260 ringis tuleb siit täitsa vabalt, jah. See on selline hea kaardirakendus, kõik rannad vaadata läbi, et kuhu, mis nurga alt tuul sisse puhub. Aga laine tekib ju siia kuskile Soome, Rootsi, Eesti kolmnurka, siin Bermuda kolmnurka, siin läks Estonia põhja. Ja soomlastel on siin poi, aga taanlased, vaatame mis taanlased teevad. Neil on siin laine ennustus, Ida-Meri tuleb valida. Nii, siin on olemas täitsa prognoos 3 meetrit lainet, Läänemerel päriselt. Iga tunni tagant muutub prognoos, siit saab edasi seda kerida. No jah, täna õhtuks tuleb minna siis Palangasse ilmselt, jah, sõitma. Ega ei tea, mujal ei saa. Terve maakera see tuulekaart on olemas, Earth Wind Map. Siin on hea vaadata seda, et kus parasjagu orkaan möllab. Aga ka seda näiteks Põhja-Atlandi jugavoolud huvitavad meil talvel, surfi hooajal. Ja need siis liigutavad siin, praegu siin ei ole neid, aga põhimõtteliselt toimub siis mingi selline skeem, et see tuul tuleb siit alt, Taani, Rootsi, Saksa ja Poola ranniku vahelt ja hakkab siia üles puhuma. Kui ma siia suvalise koha peal klikin, siis ma näen ära tuule kiiruse hetkel, 16 meetrit sekundis, siin üleval Soome lahel on 10, prognoos on 55 kraadi, reaalsus Väänamuit näiteks 22 kraadi, aga see kõik ongi selline teoreetiline värk, et mis koha peal toimub, see on kõige olulisem. Siit saab edasi kirjutada prognoosi 3 tunni kaupa. Vaadata, kuidas see süsteem reaalselt siis liigub, siit on näha, et natukene sinna ida poole läheb see madal rõhkkond ja tänu sellele ka see tuul siis muutub, keerab. Soomlastel on olemas pikaaegne kogemus lainete uurimisega, mõõtmisega Soome lahel. Üle 20 aasta on nad seda teinud. Loode rannikul on see sama poi siin, number 1 poi, mis siis näitab ära hetke lainekõrguse keskmise, üksiku suure lainekõrguse, laine suuna. Siin on see poi koordinaadid, Pohjoinen Idameri number 1. Ja Soome lahti poi number 2 on siin siis rohkem Soome lahel ja natuke ka räägib meile sellest, mis toimub ja siin seda prognoosi vaadates iga 12 tunni tagant on neil siis siin jooneke tõmmatud. Sinine on hetkel siis juba mõõdetud tulemus ja punane on prognoos ja see prognoos võib muutuda ka ja see võib toimuda päeva jooksul. Ja ma olen ise kogunud kokku selle spiral.ee Wave lehele, siin on Väänamõõtja live iga siis minuti tagant uuenev info pilt, mis peaks iga 5 sekundi tagant ennast uuendama, see Väänarannast, saab zoomida, vaadata, kuidas siis laineliinikesed tekivad, igaüks peab minema koha peal neid siis ise oma nahal üle mõõtma. Siis on Suurupi poi, Apollo poi ja vahemadal, need poid on Metoki portaalis, Metok on selline portaal, kus siis see laine poide info on üleval, et Apollo poi näiteks üks põnev koht, mis näitab natuke seda alt tulevat energiat, lainenergiat meile.
viimased 30 päeva on ta käinud vaid mõnel korral üle 2 meetri, mis tähendab seda, et väga kehv surfisügis on meil olnud. Ja Suurupipoi on Lääna ja Naissaare vahel kuskil seal avamerel. Suurupi siis poolsaare otsast edasi üles. Ja siin on näha, et näiteks üle 4 meetri on korraks käinud ära see poi. See tähendab seda, et see laine kõrgus on 4 meetrit rannas sel hetkel, aga see midagi üht-teist näitab selle kohta, mis võiks olla. Nii et uurige infot ja olge kursis. Rannas näeme.